Mall. nii, oi, ma olen väga palju. Aga tere. Ainult Karli on kuulda lõpuks. See on kogu aja, ma ei võin mute'i peal. Mis ta voice overi kallal pärast? See ei ole lõbus, kui te kohe järele saate, mis mu plaan oli. Esimesed 30 sekki. Delulu. Delulu. No hei hopsti, tere tulemast siis Delulutajad. Delulu. Live versioon laulust. Yeah. Pumtši. Delulu. Väga teine hääl. Delulu. Me oleme siia kogunenud, kallid Delulutajad, et teha üks intro ja te saategi alustada oma saatega. Ma nii üle ei võta. No nii. Ja mina olen Grete ja teine Delulutaja on nagu alati. Mina. Võite nime ütlema. Oma nime või? Adri. Sa võid välja ka mõelda mõne nime. Kas see oleks parem, kui ma teen teile nagu pärast editis on minu häälega vaata peale oletud ülimonotoonselt Grete. Adri. Ja siis mingil põhjusel on meil jälle siin Karl-Alari Varma. Tere. Jah, selles mõttes minust mingil põhjusel. See on selles mõttes nagu mõnes mõttes kurb sellest eelmises episoodist rääkisite, kuidas ma nõuan, et ma olen saates. Ja nüüd ma tegin teie jaoks ühe mängu ja olen saates. Et nüüd see nagu tundub vähem pitina. See oli ju nali. Ja, see oli nali, ta ei ähvardanud mitte millegiga. Me võime saadet edasi teha ka siis, kui teda ei ole siin. Sure. Kindlasti. Me oleme samal lainel õnneks. Tore inimene tegelikult. Aga kuidas läheb siis? Kuidas uus aasta läheb? Me juba rääkisime selle eelmine kui uue aasta. Aga ma mõtlengi, et kuidas on läinud need... Jätkuvalt üli samamoodi nagu eelmine. Täpselt samamoodi. Kuidas sul ikka decaf ja? Jah. Ma tahtsin öelda, et mul on nüüd juba täitsa suuremad muutused sellest, et ma kafeiini ju kohve fucking-iini. Ei nagu editis ja mõtlesin mingi kafeiin nagu mingi 5 korda. Siis ma sain iseenda peas aru, mõtlesin kofeiin. Siis ma mõtlesin ära. Ühe korra ütlesin kofeiin, siis mõtlesin jälle kafeiin edasi. Täiesti haige. Ja seda kirjutatakse K-A-H-V-E. I-N. Ja mis sul siis parem on nüüd? Nahk. Sest et mu ema, kes on muidu see Eastern European bitch, kes on alati nagu mingi, et natuke nagu kole, oli nagu, et vau, et sul on ka midagi head elus. Ma nagu, thank you. Eks siis jah. Ja kuidas energiaga on? Rohkem? Yeah. Kuidas eluga üldiselt on? Kas sa mõtled rohkem selles mõttes, et nagu stabiilselt sama, et sul ei ole neid crash'e enam nii palju on ju? Ma öösiti järgi üles nii palju ja igas siuksed asjad. Aga see-eest ma käisin eelmine vahetus väljas, nagu korralikult väljas, nii et ma jõin nagu mingi kokku 2 pudelit veini või nii ja see nagu see ei olnud kõige parem idee. See recovery võttis nagu tänaseni aega. Aga haige. Ma pean mainima siia seda, enne kui sa välja läksid, kuidas sa rääkisid oma kunstripsmetest, et ma sain need lõpuks külge. Ja siis tüüd saadab mulle pildi, kuidas teil ripsmed on küljes poole lao peal. Tehniliselt. Silma lähedal lihtsalt. See oli nagu õudne. Sa oled saanud need õigesse piirkonda. Kunagi kunstripsmed? Mulle on pandud, aga ma ise. On või? Jaa. No vot, oleks mul ka keegi. Mul on olnud kunstküüned normpikad, mul on olnud kunstripsmed, mul on küüsi värvitud, mul on kõik asjad tehtud korra. Kas see on see hetk, kus sa nagu tunnistad, et sa tegelikult oled nagu drag queen? Praegu ei tunnista. Ei, see on alati, see on mingi erinev jupp, mingi erineva projekti jaoks. Küüned olid näiteks podcastis Roosa Bananike käis külas ja siis me panime Ardoga mõlemad endale küüned. Mul on küüned siiamaani alles. Vahel kannad ka kodus. Muuseas need olid nii pikad, et ma ei saanud sellega midagi tehtud. Nagu ma ei saanud isegi episoodis, ma ei saanud nagu purki avatud. Ma ei saanud Monsteri purki, ma olin kuival terved episood. Mina ka ei suuda üldse. Sul on ka täiega pikad küüned. Mul ei ole üldse pikad küüned. No praegu ei ole, aga varemalt on. Üldse mitte pikad. No mina nendega juba ei saaks hakkama.
tal on relvad. Küünised. ma olen küünistada saanud ja ma olen siin vabatahtlikult. Kelle stuudios tegelikult on? ja täpselt nii. Palun ära tee enam. Ma pole üldse ette valmistunud tänaseks, Sellepärast, et ma valmistasin ise teile ju ette. Jaa, aga midagi oleks võinud veel olla. Ei, milleks? Need teemad ja asjad, millest me hakkame rääkima, on avatud teemad, sest rääkides ettevalmistuses, siis ma tegin ühe mängu neile ja ma tegin ühe mängu, kus ma küsisin näiteks küsimusi ja minuni muuseas on jõudnud kõlakad. Oh my god, Adri. Ja otsene ülestunnistus enne, kui episood algas, et siin üks osapooltest tahtis sohki teha ja küsis teise osapoole käest, et kuule, kas on samad küsimused, ütleme üksteisele vastused ära. Ja siis ta tunnistas mulle ülesse, et ta oleks sulle öelnud enda puhul valed vastused, et ta oleks saanud võita. Nii et sa tegid õigesti, et sa ei läinud tema manipulatsiooniga kaasa. Nii et nüüd sõber olema. Aga siin mängus ta näeb siin ainult kui rivaali. Nagu mängus ainult üks võitja ja nagu I make sure it's me. Vaata, kuidas sul läheb siin mängus. Karl, kas sa ütlesid talle minu vastused? Ei, ma ei öelnud muuseas. Nende küünistega ma ei öelnud kellelegi midagi. Kas ma juba mainisin, et mul on sitaks palav või? Jaa. Mul on, mõtlen veel kord, ülipalav on. Alati võib akna lahti teha. Uuesti öelda, ülipalav on. Me võib-olla radikat vähemaks keerata. Meil on seal, see on reguleeritav. Nii, ma võtan need küsimused lahti, vastused, kuna üks erinevus teil oli küsimuste ja vastustega, ma ütleksin. Küsimused olid samad. Mis siis mängu eesmärk on see, et ma küsisin nende käest jukseid potentsiaalseid stsenaariume, mõned rohkem reaalsed, mõned rohkem fantaasialiigist, aga nad pidi siis vastama ja nüüd nende ülesanne tuleb siis olla, et arvata, mida siis teine osapool selles situatsioonis teeks. Bring it on. Üks osapooltest. Alguses ette, et nagu, et ma kohe, kui ma vastasin, ma olin nagu, et oh my god, mul pole aimugi, mis sa vastasid. Mul oli sama. Mul oli sama, jah. Üks osapooltest vastas küsimustele ühe lausega, võib-olla isegi ühe sõnaga. Teisene osapool andis igale küsimusele paragrahvi. Oh my god! Ma pean ära arvama selle. Sa ei pea täpselt. Ma hindan niisugune üldist. Konkreetsed küsimused, konkreetsed vastused inimene. Ma ei seletus ka, miks. No, vaata, siin on terve lehekülje jagu. See on vastus küsimusele number 2. See on ka kõige pigem. See on mu jaoks väga tähtis küsimuski. Samas lõpupoole ma olid väiksemad. See väike kriipsuke siin on vastus number 2 teiselt inimeselt. Oh god. Okei, nüüd me lähenesime väga erinevalt sellele. Jaa. Mõlemad räigelt kaotame selle mängu. No, ma näin see endale... Siin on tegelikult ainult üks võit ja see on Karl. Täpselt nii. Ja tere tulemast, et luulutajate viimasesse episoodi. Peale seda enam ei suhelda. Enne kui küsimusteni lähme, kas keegi tahab avada seda? Mina isegi kohe teen seda. Ma panen ühe punktiskoori tabeli endale siia. Kes ei näe, siis me avame alkoholivaba Hoegaardenit, mis peaks olema koriandri... Päriselt või? See on koriander ja orange peel, mis on? Okei. On apelsinikoor. Sa võid nuusutada, kas sul üldse nagu on lootus seda maitsta? Ei, muidugi. Sa ei söö koriandrit või? Ei. Kes sa oled see, kes sa arvab, et sa nagu seebi maitsa? Sest see on geeniitiline. Mina ei tunne siin koriandrile. See on geeni teema, et see jälle maitseb nagu see, ma tunnen koriandritükki ükskõik nagu väikesest sellest maitsest. See on iga kord unustab restos öelda, et ärge pange koriandrit iga kord, see mingi mega koriandrit teist hoidnud lihtsalt. Mul on ka üks sõbranna, siuke, nagu et ta kohe tunnetab ära. Maitseb nagu seep või? No natukene tuleb seep, aga mitte väga. Aga, nii. Ma hakkan siis, ma küsin küsimuse ära ja siis hakkame, mis te arvate, et keegi teine teeks. Ärge siis enda kohta kohe hakake rääkima, et mis sina teeksid. Sest see oleks viga. See on vale vastus, siis sa nõustad, siis see on ka viga. Kes esimesena vastab? Küll ma ütlen. Sina ütled, okei. Ja mina olen selle olukorra kontrolli. Davai, let's go.
nii, väljas algas zombiapokalüps ja sa oled kodus ja hetkel veel pole nakatunud. Mis on sinu plaan? Nii, alustame siis, jah. Grete, mis sina arvad? Mis oleks Adri plaan? Kas sa ei ka siis niimoodi ühe sõnaga vastatud või? Ei, no sa võid üldiselt, siin ei ole ühe sõnaga, siin on nagu üldise. Ma ei tea, ma arvan, et sa ütleks midagi siukest, et ma jään koju ja söön enda varud lõpuni ja ootan surma või midagi siukest. Väga rõõmus algus. See ei olnud see, mida ma mõtlesin, aga ootan surma. Tundub, et see ei olnud õige vastus. Kusjuures see ei ole väga kaugel tõesti. Ei ole. Kui ma mõtlen nagu meid kahte, onju, siis sina jääksid ilmselt rohkem ellu, nagu ütleme, sinu oskuseid ja sinu tõenäosus ellu jääda oleks suurem apokalüpsises, sul on rohkem, suurem pagas teadmisi, mis on reaalselt vajalikud. Samas, kui mul on... oskad ülipalju Pokemone nimetada. Oskan küll, ja seda zombid ongi nagu, nad ei jaksa, vaata. Mitte see. Nad teevad poole samm. Liiga palju ajusid. Okei. Aga mis see päris vastus oli siis? Sina pakud siis, et ja see mu viimane ja kohe esimene pakkumine. Mis küsimus oli? Et see zombi apokalüpsis, mis sa kodus teeksid? Mis sa kodus teeksid? Mis sa teeksid? Veel ei ole nakatunud. Ma võin siinkohal öelda, ma ütlen vastuse ära ka, kas sa tahad ise rääkida, mis sa teeksid? Ütleme siis vastuse, kui meil on mõlema. No teeme siis, okei. Nii et jah, mis siis, sa oled kodus, nakatunud veel pole, kuidas sa käitud? No ma arvan, et sa jääksid ka koju oma kiisumiisudega. Ei läheksid välja, nakataksid teisi. Ta ei ole nakatunud. Oota, aga ei, sa... Oot. Ma ei näe sind võitlemas zombidega. Ära tõsta mu kuulme. Ma ei tea. Ei, ma ära tõsta. Siis on kõiki võimalusi lihtsalt ja siis öelda, et ma ütlesin seda. Sa oleks ma kassidega. Või siis sa sööksid oma kassi, üks nendest. Ootan oma kasside surm. Midagi. Jah, mu vastus on, ta sööb oma kasse. Ta sööb oma kassid ära. Sa sööb oma kasse. Ta võib anda vihjena talle, et ei, kas sa tahad oma vastust muuta seda, kuidas suu kettis just enne. Ei, ma arvan kõik õige. Sa ei tunnistada lihtsalt. Ma võin teile öelda, minu plaan oleks see, et ma ilmselt paneks nagu ennast plahvatama kuidagi, nagu kodu. Sest ma ei taha zombina ärgata. See on ülivürtsikat toitu. Nagu mingi D&D. Põhimõtteliselt. Sest ma ei taha, et ma zombina ärkaksin, vaata, mingisugune veider surm on halb, on ju. Ma ei taha zombiks hakata. Aga sa arvad, et sa zombina saad aru, et sa oled veel nagu... Vaata, ma ei tea ja see ongi... Üliintelligentne zombi. No jah. Ma võiksin süüa praegu, aga mis see mõtet? Mida süüa? Sinu aju on minu omaga võrreldes niivõrd väike, ma ei saa ei kurtugi täis. Midagi nagu üliülbe zombi tuleb. Okei, aga kas te tahate oma päris vastused avalikustada või ma avalikustan ise selle vast, mis te mulle kirjutanud olete? Avalikust ja sina? Avalikustas, ma tunnen, et ma vahel ei mäleta, mis sama siin. Ja. No Adri vastas, et ta paneks kodu ukse lukku ja hakkaks Supernaturali maratoniga pihta. Jaa, aga see põhimõtteliselt on see, mis ma ütlesin. Ja, siis mul on 15 hooaega võimalus vaadata, kas ma jään ellu või mitte. Ja samas on nagu peaaegu õpetlik ka. Seal on kindlasti mingi hetk zombid mängus. Kusjuures jaa. Jah, täpselt. Jaa. Ja siis sa saad... Jaa, mingi 1-2 korda see ei ole nagu midagi. Hull. Samas jää zombifilm, et nagu sa teed researchi. Nä. No ma mõtlesin kohe nagu The Walking Deadi peale, kus on nagu, sa pead võitlema ja see, ma olen... No kunagi vaadanud. See ei ole vaadanud või? Issa, ma olin obsessed kunagi, kui see välja tõstis, see nii populaarne. Ja siis ma, since then ma olen nagu pannud fucking plaani kokku. Teen, kui on nagu go time. Nee. Siis ma täiesti võitleks. Temal ongi hea. Reet ütleb, et otsida üles kõik oma terariistad ja tööriistavöö. Pakkida oma seljakott söögiga. Kassidega. Ma jõuan kassidega. Võtta oma kassid ja sõita autoga maale, et oma salahutt ehitada. Või hütt õigemini siis. Kus meid ei leitaks. Maal on punker ka, sest see on kõigil maal. Probably oleks alustuseks seal mõned kuud. Jooks allikast vett, korjaks marju suvel. Talvel oleks fakt. Oh my god. Nii et ta üritaks ellu jääda, jah. Tal on plaan olemas.
aga kassid siis? kodus vaatad Supernaturalisse nagu mida, see on ülihea. surma ju. ei oota, ma vaatan Supernaturali, äkki läheb üle selle ajaga. aga siin mu küsimus on, sa oled kunagi näinud zombi apokalüpsi mingit filmi või midagi või? Ei või? aga kas sa teeksid seda nagu Tallinnas või mujal? Maal, kindlasti maal ja. ma mõtlen, kui sa oled kuskil Tallinna kortermajas. see on ülihalb tiim. igal pool teid taga. sa oled nagu telekas välja. kindlasti maal ja. ma tahan nagu uksi maha ja kõiki asju. See ei ole nagu, et sa saad lihtsalt istuda enda korteris ja ma ei las teda sisse. äkki minu ust ei võta maha. What do you mean minu ust ei võta maha? Nad tunnevad su lõhna. Oh my god, sa ei näinud zombidest midagi. oled sa Supernaturali vaadanud või sa oled fake fänn? mul ei ole kunagi zombid meeldinud, ma pole ühtegi zombifilmi vaadanud, minu arust on see idiootne. nii et ma olen nõus sinuga, aga see on nagu stsenaarium. ma olen täiega fänn igasugustel vampiirid, libaunnid, asjad, kõik see teema meeldib mulle, aga zombid on see, kus minu piir läheb, et see nagu ei ole reaalne. mina päriselt, ja see on kogu aeg mu jaoks reaalne või? jah, palju reaalsem fucking zombi. neist kõige reaalsem. libahunt. mingi haigus. sa arvad, et mingi vend läheb nagu hundiks välja ennem seda, kui ta läheb zombiks, sest et ta on mingi haigus. liba, jah. ta ei ole päris, sest ta on liba. Silly me. jah. sest oh my god. kui raske saab olla mingit zombit tappa? pea maha. pea maha, jaa. see toimiks. Easy. pane endale iga kord, kui keegi ukse linki tahab katsuma, pane giljotiin, vaata. iga kord, kui ta katsub linki, siis pea maha. ei? no sina oled näinud zombi. kas ma saan kellegi normaalsega arutada seda? tead, siinkohal ma ütleks, see oleneb väga sellest, kas nad on aeglased zombid või kiired zombid. mis see kiire zombi on? Wow, Antsus või? ei, aga nad on motiga sulle peale ja need ei ole nagu, sa oled seal mingid, paneks selle giljotiini sinna ilusti, pane enda pea sinna vahele ja ups, nägemist. That doesn't work. aga kus nad maal selle kamba võtavad? kus need inimesed tulevad? ja nad hammustavad ja siis tuleb rohkem neid ju. palju nevad, ei ole ju? nii palju kui inimesi on. ma mõtlen selle, nojah. õnneks ta kodukant on nagu massiivselt välja suremas. kui sul on seal kokku 10 inimest, mis arvad, et see 10 zombist lahti oma selle kuradi giljotiiniga? mingi hetk, osad zombifilmides jõutakse sinna punkti ka välja, kus, või zombi mütoloogiates, kus siis loomadele läheb ka see viirus üle kandub. Nad võivad zombideks muutuda. ja üks hammustab. see ei ole näinud seda Will Smithi filmi, kus ta peab enda koera ära tapma. kus ta legend on. seal nad on vampiirid. kus seda ma olen näinud? vampiirid. seda ma olen näinud. kunagi ammu. sest seal on vampiirid. see on loogiline. lõpuks üks film, mis mõistab. okei, aga üks punkt, ma ütleksin, et Grete saab siit punkti küll. ma ei tea ikka. ma panen 0,5. sa said, et kodus istumine oli. sul oli pool vastust õige. see, et ta vaatab telekat see aeg, see on nagu veits see, sa ootab kodus ja ootab surma. aga ma ei oota surma seal. no jaa, kas sul ei ole mingi plaani, kuidas nendega on ju, Supernaturali vaat, ma õpin sealt nii palju. tead, kui palju nad kaklevad ja mingi tapavad igast elukaid seal või? sa oled näinud seda juba mingi 10 korda. mis see point on? et sellest, kui vaatad seda zombi osa ja sa oled nagu mingi killer valmis. isegi nemad on seal zombi osa ka mingid, see ei. Nad on rahas mingi, see ei ole. alati vaatavad. nii, võtame. vihkan sa mängu. see on nagu kunagi Adi kutsus mind kaasa bingot mängima, talle mängis kõige hullem õhtu mu elus. talle meeldis see idee nii kaua, aga mina võitsin. tapa ära ennast. see on hea, 2 ülikompetitiivi inimest. nagu mul ei olnud kordagi mitte midagi terve see õhtu. ma lihtsalt mingi tõmbasin üliharva enda ristikesi seal. Grete mingi, oi, no vaatame luuserit. mis siis järgmine küsimus. kui sa saaks ükskõik millisesse aega reisida, siis mis see oleks? nii, nüüd alustame teistpidi. Adri, mis sa arvad, kuhu Grete, mis aega ta reisiks? vaheaega. Wow. see oli tore, aitäh, teiega oli väga meeldiv ja aga tulevik või minevik, alustame sellest äkki. minevik, tulevik, kus sa neid zombisid tapad oma punkris ja sa tahaksid, see oleks päris. See plaan on, see ei tähenda, et ma tahan, et oleks zombid olemas. See ei pruugi olla sellega seotud, see on uus küsimus, ma ütlen nii. kõik on zombides. eelmine see ponk minema, vaata ajus.
ei , ma olen ikka veel pisteta pool punkti . ja nüüd sa saboteerid ennast edasi kaota . ei , kõik on zombid . kas kõik või mitte midagi , ma ei taha midagi . okei . ta võtab võidu . sa tahaks seda võitu , kus ma seda annan selle sulle või ? ilma , et sa teeniks selle välja . mulle luuser . lihtsalt igatepidi meeldib võita . kas keegi annab , kas ma ise saan , kas ma teen suhki . kaua kui ma võidan , mul on kõik hästi . okei , mis see küsimus oli ? kui ta saaks reisida ükskõik millisesse aega , mis see aeg oleks ? see on välja nagu sa läheks 70-ndatesse diskot tegema . okei . nii et 70-ndad . see oli siuke okei , kus ta ei tea , kas see on kompliment või solvang . jah , I got a good . okei . mõtle välja . diskot tegema . diskot tantsima . see on ka ma tahtsin ütelda termin , mida ma ei ole kuulnud . ta teeb diskot . oled sa Gretet näinud või ? ta teeb diskot nüüd . nii hullusti on või ? see oli hea . see on nüüd küll 70 . jumal . okei . ma võin sulle , ma annan sulle vihje lausa , sest see on see küsimus , mida ma tõin näitena , kus ta oli reaalselt kirjutanud terve lehekülje . jälle paragrahv või ? no see on kõige see pikem . oligi pikem . täitsa põtsis . see on minu jaoks ülitähtis küsimus , sest et ma just ma arvan , et ma olen seda kõigi sõpradega arutanud ja see on mu jaoks ülitähtis , sest et ma olen alati rääkinud , et ma nagu kõigi sõpradega , nüüd sa saad teada , kas sa olete sõprade sees või mitte , kui ta on sinuga seda Apparently arutanud või mitte . sest et ma nagu , ma tean , et kui ma helistaks Lehvile ja küsiks , et umbes , et oh, can you get confirm , et see on see aeg , kus ma tahan elada , siis ta ütleks mulle täpselt sama vastuse , sest et nagu ma ütlen kõigile täpselt sama . nii et ma ei tea . nii et see vaheaeg on minu jaoks väga tähtis küsimus . meil oli põgus vestlus siis , kui sa käisid ükskord vetsus ja ma tean ka vastust . ei , tegelikult ei ole , ma lihtsalt , nüüd ma käest samas näitasin ma . vist ei tea sinu vastust ka , nii et ma jään oma 70-ndate juurde . 70. 1970 siis jah , kusjuures jah . selge . ja mis sina , Grete , arvad , mis Adri on ? vastus on ? tahad lihtsalt sa nagu aastaarv sinna pandud või ? ma ei ütle , mis seal on kirjas . mõtle välja . aga seal ei ole nii palju infot kirjas , kui sinul on . kas see on nagu sajand või see on aastaarv või see on nagu Paku. mingi ta ei ole keskaeg ? ta ei ole oma seda , kui see oleks matemaatiline tehe , ta ei ole oma lahenduskäiku sinna pannud , ütleme nii . ta on lihtsalt vastuse kirjutanud mul . ma eeldan , et ta oma lahkab selle vastuse , kui me jõuame sinna . mul ei ole põhjendust sellele . ma mõtlen , kas ma saan seda kuidagi loogiliselt välja mõelda . ma arvan , et sa ei tahaks jääda tänapäeva , miks ? sest et sa oled nii tihti rääkinud mulle , et sa oled palju õnnelikum , kui sa oled maal ja sa ei ole üldse telefonis ja ei tee midagi siukest , ehk siis mõtle , et nagu , kasutab loogikat ja ehk siis mõtle , et midagi ennast ta ei karjunudki esimese asjana vaheaeg . see oli tegelikult , see oli hea vastus , kõik . mõtleb . ehk siis ma ei tea , ma ütlen kiviaeg või midagi siukest . nagu , et ei , aga sulle meeldivad mingid mugavused ikka . Adri , kiviaja naine . või on juba mingid koerad olemas . kohe kaikaga . pähe koopasse , mida . ma ütlen mingi ennem teist maailmasõda , mingi 1930 . okei , jah , need on üpriski sarnasesse kanti ju olete pakkunud tegelikult siukse 50-aastase vahega . ma alustan Adri vastusest , puhtalt sellepärast , et siis ta saab otsustada selle . Adri vastas 16 sajand . 16. sajand , okei . ikkagi keskaeg . see oleks mu teine vastus . aga ma juhusin . sulle meeldiks see mõte nagu haigustest ja mustast katkust ja aga sa oled siis siuke sul katkuaja naine. nagu, ma olen alati mõelnud , mis tunne oleks nagu saada neid mädapaiseid . musta katku on siiamaani maailmas eksisteerib vahepeal pluss nagu põhiliselt Mongoolias vist on minu teada . kellele ei meeldiks , et kogu see sitt on tänaval lihtsalt nagu otseses mõttes . no, kellele ei meeldiks ? no maal on praegu siiamaani tegelikult , kui ausalt Lasnamäel oli ka , ma olen seda öelnud . kui okei oli seal lihtsalt täis juua ennast mehena selles suhtes või naisena ma ei tahaks eksisteerida . mul on sulle halb uudis , et sinu praeguse eksistentsi koht , mis me üle kanname sinna . tollel ajal ma tahaks eksisteerida mehena ja siis keerata mingi sita ja siis lihtsalt ära surra . tööd oli ülikerge saada . sa läksid , ütlesid tere ,
paluks üks töökoht, no aga muidugi härra, tulge. Naisena võib-olla mitte nii fun, või siis lits olla sellel ajal. Vähem fun isegi ma arvaks. Ma ei tea, aga siis sa oled ka pidevalt täis ja saad keppi lihtsalt. Jah, aga Ilmselt tapetakse sind ilmselt ära, sellepärast et ma ei tea, reibitakse kambakesi ja siis keegi lihtsalt reibib su lõhki, aga lõpp on lõpp. Ja tead, et näiteks, see oli küll natuke hiljem, aga need on sünnitused on ju. Mille jaoks mootorsaed leiutati? Ma olen hea, kas sa midagi lõiksid sealt katki? Ei, nad põhimõtteliselt, et siis seda vaagnaluud nagu lihvida. Selle jaoks oli mootorsaag, et kui sünnitusi raske enne selle lõiget, et see on nagu see meditsiiniala aeg, kus me oleme, nagu see. Imeline aeg. Ei, tegelikult mulle lihtsalt meeldib tolle aja linna nagu see välimus ja kõik asjad, eks nagu ma iga kord, kui vanalinnas käin, siis ma kujutan ette, kui nagu teistmoodi see võiks kõik olla. Kuidas hobusega sõita iga päev. Jaa, the dream. Ma sõidaks hea meelega praegu ka iga päeva hobusega. Okei. Tegelikult ei ole sellele põhjendus, ma lihtsalt ütlen. Punkti ei saanud, ütleme nii. Tema on mingi juba mingi. Kahjuks ka sina ei saanud. Sest Grete vastus on 1860-ndad. 1860 London või Pariis. Kirjanduse hiilgeaeg. Dickens, Victor Hugo, Tolstoi, Dostojevski olid elus ja tegutsevad. Inimesed for the first time ever hakkasid naiskirjanikke austama. Austen oli popkirjandus. Inimesed läksid pallikleidid, muud sellised räbalad pealt mugavamaks, kuid austasid siiski pikke kleite ja kübaraid like a freaking costume party every day. See oleks minu teine asi, mis ma oleks ise valinud. Cool one. Kunstis oli impressionism. Monet, Renoir, Pissarro, jah. My all-time favorites. Queen Victoria Inglismaal. Legendary fucking woman. Ta tõmbas palju ringi selle lausega. Ja Napoleon III. Prantsusmaal. Who would let you get away with anything. Perfect time to live. Jaa. Ja ma olen seda nii palju mõelnud. Mulle see ei ole kunagi rääkinud seda. Aga ma olen sulle öelnud kõik enda lemmik kunstnikud ja kirjanikud. Ma tean, kus ajast nad pärit on. Jaa. Kus ma peaks teadma? Ja sa oleks võinud siis öelda umbes, et sellesse aega, kus need kunstnikud ja asjad on. See on ka, sa ei pea täpselt teha. Pool punkti oleks saanud küll, jah. Nüüd sa kahjuks mõlemad 0. Aga jah, see oli siukene meil oli. Ja ma panen... Kas sul nüüd jääb meelde või? Kas sul raisk nüüd jääb meelde? Ei, vaata, sa oled täpselt siuke, et sa juba praegu ei kuulanud, vaata. Ma küsin sult uuesti mingi 70-ndad. Täpselt. Ma ütlesin 70-ndad, aga see oli vale. Ja kõik. Sa tead mind. Liiga hästi, võib-olla. No kohe saame teada, kui... Ma olen liiga läbipaistva, tuleb välja. Nii, rääkides läbipaistvusest. Järgmine küsimus. Muuseas, ma vastan ise ka sellele küsimusele. Minevikku ma ei läheks. See ei läheks minevikku. Sellepärast, et minevikus oli, ma ju tean mineviku kohta, mis toimus. Ma tahaks minna nagu kõvasti pigem tulevikku. Ja nagu sellest arvad, et siis on veel midagi alles. No lootuses, et on alles, siis ma saan teada. No ma saan väga ruttu teada, kui ma lähen atmosfäär ei ole. Siis vähemalt ma ei kahetse pikalt oma otsust. Aga jah, pigem oleks, et võib-olla kus tehnoloogiad asjad on täiesti futuristlikud, kus ma saaksin võib-olla juba, ma ei tea, läbi mingisuguste simulatsioonide või asjade kogeda seda. See on juba teine asi, jah. Et ma mõtlen... Seal Umbrella Academy on siuke sari ja siis seal on ka üks vend, kes niimoodi ajas reisib, mis ta läks ka natuke liiga kaugele ja siis ta on lihtsalt nagu mingi keset kõrbe põhimõtteliselt. Ja see on see, mis ma kujutan ette sulle. Väga tõenäoline. Seisad seal keset kõrbe, mõni mingi pakk on su kõrval. Kas sa näin seda sarja või? Ei, ma tean seda sarja. Seal oli niimoodi, kui ta läks siis mingist teist aega ja tema oli kuskil lähedal, lihtsalt teksid gaasid ja siis hakkas hullult peret. Päris elus ka mõtlema, oh my god. No kui te kuulete ühte väikest törtsu, siis teate, et ma olen... Tulen tagasi, siis ajast... sinine, ups. Nii, kui sa oleks terve maailma valitseja, mis oleks üks seadus, mille sa kehtestaks? Ehk siis, mida kõik peavad järgima ka?
Alustame ja, Grete, mis sina arvad, mis saatri oleks? kuna mina panin, teeb me oh my god, ma just praegu kogemata niimoodi süda jäi seisma, see oli juba nii hopeful näoga, vaatasin otsa ja ma olin nagu ei. See mäng on juba siin nagu, ma ei teadnud, see mäng nii põnev võib olla. Aga ma arvan, et see, et inimesed ei tohiks paljajalul olla avalikes kohtades. Ainult avalikes kohtades. Mõtlesin, see on natuke sensible, aga võib-olla mitte siis. Truu pole õrna aimu, kui vittu sa ütleks ju. Nii, jah, mis sina arvad? Inimesed peavad paljajalu olema kogu aeg. Lihtsalt, et sind spaitida. Kõik peavad saadma korra päevas. Adrile jalapildi. Kes sa oled, kust kohast sa oled vana, sa oled do it. Lihtsalt nii, see väike, okei. Ja sul on küünised ju muidugi. Ei ole. Ei ole, seal on väga mõistlikud küüned. jah, see ma eeldan, et see oleks siis selline, et sinu vastuse põhjalt minnes on ju, et sokid, vaata beebid sünnivad, siis esimene arst ei tee seda, vanasti tehti vaata vepu peale, et kas nutab on ju, laks oli, see sokikesed väiksed jalga lihtsalt kohe ma arvan, et sa nõuaksid, et kõik oleksid sinust pikemad. Kõik. Tead, väga lihtne, vaata kuningannadel on väga lihtne variant, kui sa oled peas, no pikem on ju, pea maha ja siis vaata, kas oled lühem või mitte. Pead altpoolt võtma, mingi pahlud maha, pulved maha. Et sa saaks ikka kord ennast väiksena tunda. Okay. Nii. See oli vale vastus. Ma võin siin saladuskattel öelda, et see oli üks küsimus, kus Adri ütles mulle, et raudselt teab, kõik teavad. Ja see oli see õige vastus sinu poolt, et kõik teaksid. Ta on lihtsalt kirjas, et sokid kohustuslikuks at all times. Ongi kõik. Aga... Pestes sokid jalas. Pesusokid. Pesu täpselt. See võrgus tegelikult. Pesukindad olid kunagi. Pesusokid. Minu jaoks nagu pesumasinas see on, vaat pesukotid on, kui sa tahab mingit paati või seda panna sisse, pane sinna samamoodi sokkidele. Kõik. Ma tahtsin sulle lihtsalt alguses anda juba vihje, et ma ütlen, et mis sulle kõige rohkem närvidele käib. Ja siis ma ei näe, et kas sul on meeles, mis käib mulle kõige rohkem närvidele, sest ma olen jumast mitu korda. Ta võib seda uuesti, okei, kui sa tahad. Telefonis ei tohi olla, kui sa kellegiga koos chillida. Ai, see võiks ka olla seal. Õige vastus on, kõik peavad suu kinni sööma. No one wants to hear it. See on kõige nõvedam asi elus. Nii ma ei saanud punkti selle eest. Ei. Aga tead, kes juhib või? Jah. Vau. Rabidin. Saka! Täna varsti loobib millegi. Saab üle punkti tiival lend. Hakka hästi seinast maha tirima. Harri varsti kägistamine. Anna punkti või muidu. Nii, mina muuseas, ma isegi teaks, mis see vastus oleks. Keegi pole kunagi su käest küsinud. Ma tean. Mina isegi. Ei, see oli... Ei, ma hakkasin ütlema, et ma isegi vasta sellele küsimusele, sest ma ise ei tea. Ei, aga ma ei tea. Ma ei taha, okei, minu seadus on see, et keegi ei tohi mind panna tegema asju, mida ma ei taha. Ma tahtsin pakkuda, et keegi ei tohi keelata kellelgi Monsterit juua. Kõik peavad Monsterit jooma. Keegi, mul on nõrk süda. Joo. Ma olen rase. Joo. Mul on tappev allergia. Joo. Arva, mis? Joo. Eks vaatame, kui tappev see on. Nii, kui sa saaksid edaspidi ainult ühte asja süüa, siis mis see oleks? Odri, mis sa arvad, mis on Grete puhul sükse? Austrits. Ma võisin... tahaks olla... Kas ta saab pool punkti selle? Siin kirjas vaatame, kas on või mitte.
kas sa tahad kui oma Adri seda vastust ära ei arva, siis I'm gonna kill her. Aga see ei ole õige vastus. kas sa tahad oma vastust muuta? See teine on ka väga loogiline, kui sa saad teada, mis see on, aga sul Ja, tegelikult mul on siin julgudes kirjas, kui Adri seda ära ei arva, siis she's dead to me. Ja see on nagu aga Austrid oli väga hea aga pakkumine. ta on siia pannud selle nagu vastusvariant, see ei ole nagu üks toode, see on nagu siis, kuidas ma ütlen, söök, nagu söök on ju, selles mõttes, mitte nagu selles mõttes, et kui minu käest küsiksid, on ju, siis ma ei tea, ma ütleksin kartul, on ju. Ilmselt mulle meeldib kartul. Vaid see on nagu selline söök, nagu ala mingisugune... Tal on ka siis ju. Ma tegelikult andsin 2 vastust. Nagu ja 2 vastust. Või nagu, kui see on dish või kas see on ingredient. Jah, kui dish, jah. Kas see peaks olema, Austria peaks siin olema või mitte? Ei. Ei, okei. Sa käisid Austria festivalis ja ütlesid, et sa tahaks nagu oleks või? Jaa, aga mul väga-väga meeldib Austria. Mul tuli telefoni no ma räägingi, top 3. Üks hetk. Hallo, Karl kuuleb. Nii, vabandust. mida see veel, see võileibu? Sandwiches, kindlasti. Sinu vastus on siis sandwiches, Austria võileib. Austrid ja võileivad. Austria ja võileivad, okei. I don't know. Ja mis on Adri vastus? vastus? Tead, kui ma juba vastasin, siis ma olin nagu, et täiega üritasin mõelda, et mis sul see vastus oleks. Ja ma olin nagu, et ma tean asju, mis sulle ei meeldi süüa. Nagu mingi kana ja lõhe ja ma tahan öelda, ma söön kõike ja siis hakkad järjest. Aga ma söön neid asju, mulle lihtsalt ei meeldi. Aga mis sulle meeldib, on liha, ma arvan. Ma arvan, et sa panekski lihtsalt mingi steak või mingi... Lihtsalt liha on hea asi, mis nagu selleks hea brändi nimi. Lihtsalt liha või? Lihtsalt liha. Aga vegan tooda. Nüüd sa pakud lihtsalt liha või? Lihtsalt liha, jah. No nii. Steak. Lähme siis, kuna siin juba avaldati mõned Grete siin avaldas. Ma olen šokeeritud, et sa panid nii ilusa vastuse, aga see ei olnud õige. Ma oleks kohe kahju sust kaheks. Ingredient siis oleks sweet potato, ehk siis mis iganes, ma tean küll, pataat jah, mul ei tulnud üldse pataat pähe. Ja kui dish, siis sandwich. Ehk jah, võileib. Nii et sa ei ole tema jaoks surnud, palju õnne, te võite edasi jätka. Ma oleks ühe häpis üle, et sa sai. Aga see on terve punkt. Terve punkt. Ja tehniliselt kuna ta ütles, et top 3-s on ka Austrid. Ta kirjutas ainult 2 asja. Ta küsis alguses, kas võib 0,5 anda, kas ma annan talle 1,5? Ei, ma 1. Ma annan. Jaa, siis me oleme viigis. Praegu ei ole viigis, jah. Sest õige vastus sinu küsimusele oli pasta carbonara. Okay. Should have known that. Ma mõtlesin, et... Ma oleks öelnud mingi pasta roog. Ma ei oleks öelnud ilmselt pasta carbonara. Ma mõtlesin, et sa võtad alati carbonara, kui ma käin Vapianos, aga nagu ma arvasin, et sa lihtsalt üleüldiselt ei võtaks pastat. Oh, I would. Ta ei võta alati. Jaa, me sõime risotot ka väga välja. See oli... me tegime seda, kus me mõlemad vaatasime seda menüüst, ma tean, mis me valime, siis mõlemad vaat plup-plup samal asjal. Okei, lihtne vali. Okei, sa kartul. Kas sulle ka mitte väga ei meeldi pasta? Mulle tegelikult pasta meeldib küll, jah. Ma mõtlen nagu ingredient. No ingredient. Makaron ülihalb asi, mida valida. Ja täpselt lihtsalt pasta. Roana oleks mingisugune pastaroog, aga lihtsalt, kui ma nagu teen ainult, praen või niimoodi seda ühte või keedan, siis selles mõttes kartul lihtsalt sobib igatpidi, on ju, pasta sobib ka, igatpidi. Selles mõttes sa pead teda kõigepealt keetma, sa ei saa teda otse nagu ja nüüd, ma ei tea, kuiv pasta pannile. Otse fritüüri sa saad endale krõvedad snäkid. Nii et hetkel on seis meil siis 1.5. Oota, aga miks ma ei saanud pool punkti juurde selle Austrite? Nõme mäng. Maks on saada 1 punkt. Nii. Järgmine väga realistlik küsimus ja tõsine probleem tänapäeva maailmas on selle ümber keerlev, nii et me jõuame selleni. Kui su voodilinad oleks lihast tehtud, siis mis lihast? see kulm. Inimlihast. Sa arvad, et ta vastaks inimlihast, jah? Arvan. Ära tee nägu siin meil. Mis jupp inimesest?
kas nagu lihtsalt puhas lihas või nagu inimmaks? inimkeel. Inimkeeltest tehtud. Okei, see oleks tegelikult, seda saab tootena müüa küll, jah, ma näen küll. Okei, ja mis sa arvad, mis Adri ütleks? jaa, ma arvan, et lammas. Lihtsalt sellepärast, et see oli mingi liha süüa, siis vahepeal lakud natukene linade vahel. sul linad lakuvad sind. Ma ütlen, ma räägin, me saame tootena müüa seda. Võib-olla Ando. Meil on juba catchline olemas, linad lakuvad sind. Mida? lihtsalt liha. Lihtsalt liha, firma ja lihtsalt liha. Mis sa ütlesid, loomaliha või? Lammas. Lambaliha. Yeah. Ma võin teile öelda, et mõlemad said siit 0 punkti. Adri vastas, veise sisefilee tundub pehme ja chill. Näe, ma oskan ka lausetega vastata. Grete vastaks, ma pigem magaks põrandal. Ma ei mõtle. Ma mõtlesin kõik lihad enda peas läbi ja ma ei nagu fuck no. See tahab keelelina elada. Samas ma arvan, et nagu kui suur vahe oleks tegelikult tavaline lina on ju, ma mõtlen, ütleme mingi odavamat materjalist lina versus, ma ei tea, doktorivorst. Kas seda saab lihaks nimelt? Legaalselt vist nad tohivad, see mul on tunne. Kuigi ta on võib-olla vorstilaadne toode. Mingi ööga mingi kuivaks ümber ja siis sa oled seal nagu mingi liharasva sees. See on tehtud niimoodi, et see on kogu aeg moist. See on kogu aeg niiske liha. Siis pesuvahetuspäeval saad ära süüa selle. Saad keelesülti teha oma linadest. Öösel seal vahel ja siis täna on see söömispäev. Kaste? See on... Oled sa kuulnud terminit omas mahla? See on... Ma ei saa aru, kuidas on võimalik 0. Ma võtaks ka keeltarretises oleks võib-olla niisugune huvitav. Inimkeel siis siiski me oleme. Ei, me oleme inimliha juures. Okay, no ei, nagu ei. Legaalne peaks olema. Aga okei, Hannibal, rahu. Läheme siis järgmise küsimuse juurde. 3 asja, mis sa võtaks üksikule saarele kaasa. Võib-olla jah, nüüd on Grete kord esimesena vastata. Okay. 3 asja. Ma tunnen, et Adrial on üldse praktiline vaata. Ma võtaksin küünepuuri. Mingi väga vigane, et iPad vaataks elektrit ei ole. Vaataks zombite. Ja mina ei lähe kuhugil, ma huulepalsamit. Faktid. Ma tean. Aga mõtlekski telefon. Mis sul veel tähtis on? Peale telefoni. Ja huulepalsam just rääkisime sellest. Aga ma ei taha seda pakkuda. Okay. Väga hea, muidu ma oleks ette ära. Jaa, täpselt, muidu sa annaks mulle ju punkti, et see ei ole üldse loogiline. Ja siis... Enda koerad. Neid on... Kas nad lähevad 1 või 3 asjana kirja? Aga tegelikult ühte nendest ma ei võtaks niikuinii. Ta on vana ja pime ja kurt, temaga on raske. Muidugi see vahestory siia, siis Donna siis see vana koerakene. Kuidas üks päev mu venna täis. Nagu me viime talle nagu süles viime talle õue, seepärast, et ta nagu ei käi ise trepist enam. Ja siis tal on nagu taas on mähkmed. Vend viis ta välja ja nii kui õue astus, kusida täis. Reaktsioon on veel vähemalt õige selles mõttes, et nagu värske õhk, nüüd peab laskma. Ja nüüd on, olemegi kohal, aitäh. See on suurepärane teenus, mis te pakute meile siin ära. Muidu on õnnelik koer. Ma ütleksin, et koerad käivad 1 alla isegi. Okei. See ma pean veel mõtlema. Issand, tead, pool aastat tagasi ma oleks meile öelnud, et sa võtad enda selle EK kaasa. Nüüd ma ei tea, mis selle asemel öelda. Jah, monster. Millest ma veel sõltuvuses võin olla? Kõigest. Jälle faktid, ma ei tea, suuda neid.
my god, sa nõudsid midagi loogilist ja ma Sa- ei suuda mõelda. sa ei pea ütlema kolmandat asja, kui sa ei taha Oh my god, oota, nii ei lähe. Vähemalt šanss võita. mis sa üldse esimese asjana ütlesid? Telefon, Aha. siis koerad. Mis sul üldse elus tähtis veel on? Vau. Okei. Mul ei ole rohkem salfakaid pisarad. Tatoveerimismasin. Oo, ma oleks nii tatakaid täis peale sa oleks ja iga päev. peale seda Saare trippi nagu. leiad su üles ja nad on nagu, et not sure, kes see on. sa oleks siis mingisugune tegelane kuskil Lostis. Aardekaart on minu selja peal. Üle keha on vaata igal pool, kuskil on X. Ma kaarte lihtsalt selleni, kus mu veip on. Ja ma tea, viimast. Üliigav seal Saare peal. Okei, ma jätan need, ma ei tule praegu ühtegi midagi paremat. Sa annad alla või? Ei, ta ütles kolm asja. Ütles telefon, koerad ja tätokamasin. Okei, ma olin juba, mis sa ei öelnud midagi. Okei. Grete võtaks kaasa oma salli. Sest jahetroopiline üksiksäär. Oh my god. Rohkem midagi või? 3 salli, teil on 3 salli tegelikult. Tavara salli juhuks küksera kaupa. Ja siis 3. sall, mille sisse 2 salli käivad ja millega on hea ja siis kudumisvardad, et uus sall kududa. Ainult kudumisvardad on lõnga jõuda. Ja sa saad teha millegis sealt. Taimegi juurde, sul aega on seal. Okei. 2 salli ja kudu, mis need on siis? Ma olen kindel. Üks kudumisvardast ja teine Ei, kudumisvardast. kudumisvardad. Vardad on üks asi, aga 2 salli kindlasti, jah. 2 oli kindel. Okei. Samas, kui ma ütlesin, et koerad käivad ühe all, siis ma ütlen, et sallid käivad ühe all. Aga isegi kui nad erinevad on. Valik sall. Okei, siis ma arvan, pudel veini on 3. asi. That's a nice one. Okei. Ma siis loen ette. Tegelikult, mis Grete kaasa võtaks, oleks tikud, saag ja vesi. Tikud lähevad märjaks, kas see on idikas või? No veekindlaid on ka. Need ei kesta seal kaua, tikud saavad otsa ka veel peale kaua. Ja seda Jaa, aga küll. mul on nagu esimesed päevad vaja nagu mingit tuld teha. Ai, siis sind päästetakse või? Keegi päästab siin. Üks päev korra. Mind päästetakse siis. Hakkad oma salli seal müüma. Mingi hipsterid, kuule, ühe saare peale keegi müüb nagu käside salle koha peal tehtud. Kusjuures niimoodi tekkisid need Hispaania need rannamüüjad, vaata. No vesi on peaaegu nagu vein. See on... Ei ole. Kuidas ei ole, küsi Jeesuse Ma käest. tahtsin sama lause. Fuck you. Tule mu peast või? Ma saan ka vahepeal sinu peast. Okei, nii Mis ta et ütles? Muideks, ja siit tuleb hästi mittepraktiline vastus siis. Go for it. tulekivi. Kui mitte siit nüüd tuleb. Tulekivi on praktilisem. Apokalüpsis on mingi kodu, sa ootad Supernatural, nüüd järsku tulegi. jah, sellepärast tal on Oh my vaja God. saada koju, et seda Supernaturali vaadata. Siis katelokk Okei. ja putukavõrk. Jaa. Kas sa pole vaadanud Naked and Afraid? Sul peab olema putukavõrk, muidu sul on putsis. Sest mingil põhjusel mina ka seal saarel olen alasti. Ma ei ole nõus riidik kandma. Sinna, niimoodi ma jätangi teid sinna. Tähendab, selles situatsioonis see juhtub. Okei, Nii, kui me Grete nägime Vaardad kaduma tulevad lähme, ülikasulikult. siis vaadake Karli poole. Palun ärge kaduge järgmise 2 päeva jooksul ära, muidu see hetk podcast läheb üles ja kaote ära ja siis politsei kohe jälle. No Karl tegidki, ma olen riigist väljas. Nii. Ebapraktiline. Ülipraktiline vastus oli see. See on nagu üks vastus sai täiesti nagu ebapraktiline, järgmine sai ülipraktiline. 0-0 oli see round. Lähme siis 7. küsimuse juurde. 10 on. Kui keegi sind kummitama hakkab, siis kelle kummitus see oleks? Adri, mis sa arvad? Kes hakkab Gretet kummitama? Ma arvan nii palju inimesi. Miks sa nii arvad?
põhjendad lahendus see lihtsalt tundub selline, et siin võib olla ülifun kummitada. ma ütlen teile nii, et ma mõtlesin seda tegelikult teisiti seda küsimust, kui te seda aru saite. Kuidas? Tegelikult ma oleks tahtnud seda, oleks pidanud, kui keegi teid hakkab kummitama, kes te tahaksite, et teid kummitaks. täiesti teine mis mu peas oli, aga siis ma kirjutasin seda ja siis ma kirjutasin väga valesti seda küsimust ja nii, et mis te arvate, kes on see, kes kindlasti siis et nagu hakkab kummitama? Ja? Kas see inimene peab olema? Ei pea olema. Mitte midagi ei pea olema, ei pea inimene ka olema. Ei, tulevikus. Ma ei tea, keda Grete tulevikus teab või ei tea või keda ta tapab või. Ma ka ei tea. Ei, no selles mõttes, et ta võib praegu elus. No mina kindlasti. Nagu mina hakkaksin sind 100% kummitama. Nagu, jah, ma ütlen, mina. Oled sa kindel, jah? Täiesti kindel. Okei, kas on lubadus? Jah. Nii, kui sa tead, et sul mingisugused asjad hakkavad kodus kappidest välja lendama. Ja siis helistan mu emale, et minuga midagi juhtus. Ma kahtlustaks. Aga... Ja mis sa arvad, kes siis Adrit hakkaks kummitama? Kaisa. Ilmselt tõsi. Jah, ütlen Kaisa. Okei. Mina muuseas õnneks ei olnud valikus, aga... Kes see sind hakkaks kummitama? Ilmselt ka mina, see mulle meeldiks kummitada inimesi. Ma olen juba vasenduses. Sest et Adri sai punkti. Jah, täpselt nii. Kes Grete ütles Adri ja siis tuli tõeliselt bone-chilling lause. Ta pole veel surnud. Veel. Aga ta for sure would. Aga ta pole veel. Nii et kuulsite siin, kui ta läheb kaotsi, see ei ole tema. Fuck yeah. Mis sa vastasid? Adri vastas kalastaja tüüp ja võib-olla Timo. Jaa. Kalastaja for sure. Kahjuks väga loodan, et ta ei kuula kunagi seda podcasti. No, see pole nagu üldse halvaga. Sest ma nagu päris kahtlustaksin seda, aga ma ei tea, see oleks üliveider kummitamine. See oleks veits imelik, jah. Jah, see, kuidas ta on iga kord ärkad hommikul ülesse, vaata, ja siis on see konks ripub selle. Ma isegi oma seda, mis toimub. Nii et 1 punkt siis Adrile, jah. Ja ta läks sellega ju juhtima. Täitsa putsi. 2,5 või? Jah, täpselt nii. Ja jäänud on veel 3 küsimust. Ja nüüd jällegi, see on filosoofiline küsimus. Kas kilpkonn ilma kilbita on alasti või kodutu? Mis te arvate, mis teine osapool vastas? No mõime, et jah, ei küsimus. Ma arvan, et Adri ütles alasti. Ma oleks arvad, et Grete ütleb kodutu. Nii, ma võin teile öelda, et te mõlemad ütlesite surnud. Sa saame mõlemad punkti. Ei, sest sina täpsustasid, aga let's play alasti, nii et ei saanud, jah, kumbki ei saanud punkti. Aga jah, surnud. No nii, mõtteharjutus küsi. Mulle meeldis kõige haledam high-five, mis ma siin tegin. Ma läksin hõrme otsaga talle vaeva vastu. Selles ma võtan mõlemad punkti ära. Selle me katime välja. Ma zoomin sisse. Kas ma saan editida seekord? Nii. Ja nüüd lähme 9. küsimus. Kui sa saa... Aga tegelikult enne, kui ma lähen selle juurde, siis lähme korra selle kilpkonna... Tagurpidi olid. Kui ma saan? Ma mõtlesin kilpkonnade peale korra. Kilpkonnad ja... Alasti. Kindlad alasti. Ei, aga see... Te ütlete surnud. Surnud kilpkonnades. Sa friik. Kilpkonn pidi olema kõige maitsvam asi üldse, et te teaksite. Ma eeldan, sa räägid ta lihast, mitte et lihtsalt kilpkonn. Kes ütles sulle, et see kõige maitsvam? See oli... See oli... Kas kokutama, mulle ta on üldse välja tutt. Sorry, suu oli liiga ila täis. Aga...
ja kilpkonnad olid nii maitsvad, näiteks need Galapagose kilpkonnad, eks. Ainuke info, mis nende kohta tükk aega kirjutati, nad ei jõudnud mandrile tükk aega tagasi, sest nad söödi kõik ära. Ainus info, mis nende kohta kirjutati, oli see, kui maitsvad nad on. Isegi Charles Darwin, ainukesed asjad, mis Charles Darwin nende kohta kirjutas, oli see, kui palju parem, kui ta oli, kui näiteks mingi või midagi sellist. Igast lihast parem ja neid oli hea, sest nad olid suured, siuksed, nad panid üksteise otsa need laevale. Nad oli hästi palju vett ka sees, nii et nad oli siuke kanistrid ja siis liha oli ka hea ja siis osad laevad tegid seda, et jõudsid poolele teele, neil said otsa, siis nad keersid ümber ja läksid. Oh my god. Okei, no. Ja sellepärast oligi välja suremine toimus. Välja suremine. Kilpkonnad välja surnud. Kus ma olen? Avalikus ruumis. Kas sa ütleks, et kodutu või alasti? Surnud. Välja surnud. Sorry, välja surnud. Peer pressure'iga. Ega ma mõtlesin lihtsalt, et see võiks, aga kui ta sina ütlesid päriselt nagu alasti on, kui seal jaa, sest ma mõtlesin, et kui ma mõtlen nagu mingit ilukirjanduslikku kilpkonna, siis nad elavad alati kuskil mingis väikses kodukeses, siis ei ole nagu, et see kodu on juba see, siis ta lihtsalt ilma selleta oleks ju alasti. Ega samas, kas sa pole näinud ka mingisuguse multikad on, kus sa siis nagu tõmbab oma pea sinna sisse ja siis tal on seal nagu enda kilbi sees on kodu? Aga samas Teenage Mutant Ninja Turtles, nagu siis need on ju kogu aeg see. Siin on, sest tegelikult ta ei ole ainult kodu, sest näiteks sa saad, kui kilpkonnad mõnikord saavad vigastada, näiteks kui on tagumised jalad või midagi, vaata, amputeeritakse teatud põhjustel, siis pannakse ratta tasemele kodustele ja siis nad kimavad ülikiirelt ringi. Nad saavad ülikiirelt, lähevad põhimõtteliselt ratta taga ja nemad panevad ja käed ees käivad hästi kiiresti seda on. Vaadata, jah. Kas sa tahate kuulda, kuidas kilpkonnade paaritumise heli on? Mida vittu, Karl? Miks sul see valmis on? Aga mingi põhjus, jah? Sest see on üks naljakamaid helisid. Kas ma su kunagi rääkinud, et ma olen ühe kilpkonna ära tapnud? Kuidas? Miks? Mis asja? Aga see oli väike ja mu tädil oli kilpkonn. No siuke, kes elab selles terraariumis. Siuke nagu väike. Ja siis mina ja mu kaasal vist olime haiged ja siis mu tädi juures. Ja hästi tihti, kui me olime kodus, siis me vanemad ei lubanud haigena lihtsalt niisama telekat vaadata. Nad olid nagu, et vaata midagi nagu asjalikku. Ja siis me vaatasime National Geographicut ja seal olid kilpkonnad, kes ujusid ja värki. Ja me olime nagu, et oh my god, et nagu, et ta peaks ujuma, jah? Et selle hullult räägib, vaata mingid neile nii meeldib ujuda ja nagu nii edasi. Ja me mingid... Sa ei tapnud, sa uputasid. See oli execution. Ja siis olime nagu, et meil on praegu aega. Paime vanni, paime põhja, tõime õuest mingit liiva, paime talle igas siuksed asjad sinna ja nii edasi, et oleks nagu huvitav akvaarium ja siis me paime ta sinna sisse. Ja olime nagu, et ei liiguta. Ma olin nagu, et äkki ta kardab lihtsalt alguses, et ta ilmselt ei ole ammu vees olnud, vaata, lihtsalt lasime tal olla seal. Oh my god. See jah, kilpkonna kunagi ei liigutanud ära. Aga jah, me väga tahtsime nagu luua talle head elukeskkonda, aga ups ära. Ja see ei ole kõige hullem osa selle. What? Ja siis te sõitjad ära? Sama, mine mu päästu. Ei, aga ma arvan, et me olime mingi 6 ja 7, eks ju, ja me saime aru, et midagi on vahasti. Panite ta tagasi akvaariumisse. Kas te tegite talle CPR-i või? Ja ma olime tagasi sinna terraariumisse ja ma olime nagu, et ta nagu nii vähe liigutab. Ta ausalt ei pane tähelegi. Kuidas sa panid tähele või? No ikka paar päeva läks. Oh my god. Siis kui haisema hakkad. Ja mu tädi siiamaani. Loodame, et ta ei kuule. No nüüd ma ei enam, mis juhtus? Ma ei saa aru, kõik oli nii tahan. Ei, aga see nagu päris pikk veel vale, sellepärast, et nad olid nagu, et nad ilmselt nägid, et vannis õigast liiva järgi vaata. Me olime nagu, et me niisama mängime. Me tegime liivavanni. Tegime randa. Nagu jah.
viskaksime ära seda kilpkonda. sellepärast ei jäeta lapsi üksi koju. kusjuures mu tädi oli allkorrusel, aga me olime lihtsalt nagu ülemisel korrusel mingi vannitoas ja nii edasi. see on kõige hullem, kui lapsed vaikseks jäävad. Jaa. siis sa tead midagi. Ja siis veel hullem on üks lause, mis lapsed ütlevad, mis lapsevanematel kohe tekivad külmavärinad. Tule vaata. Seda pitti ma olen kuulnud. Aga kilpkonnade paaritumiselid siis? Kohe tuleb. See ei erine väga palju. See nägu ka väga ei erine. Aga kui ma nägin Tallinna loomaaias kilpkonnasid paaritamas, siis nemad ei teinud sellist häält. Jah, aga sa ütlesid, et nad olid ära kukkunud, üks kukkus teise pealt või midagi. Ja lõpuks aga nad ikka lasid päris pikalt seal. Mitte ühtegi Kust oli, et sa tead, et nad lasid päris pikalt, sest et sa vaatasid. Jaa! Ma ainsana ei vaadanud, passisid. Kõik vaatasid. See oli show selles suhtes. Sa teed sama. Üllatav, sellepärast ma tahtsingi, et nagu ma ei tahtnud, et rahvast... See oli video Karlis, need, kes ei näinud. Nii. Kui... Ära nutta nüüd see. Kui sa... Kohe olen tagasi üks hetk. Kui sa saaks inimeste evolutsiooni muuta, siis mida sa muudaks? Nii, mis on nagu see siis evolutsiooniliselt nagu, et mis meil võiks olla teisiti? Ma isegi ei mäleta, mis mina vastasin enam. Väga hea. Siis sa ei saa aina seda vastust kohe kogemata välja öelda. Nagu. Kui te ei mäleta, kas ma saan punkti siis või? Ei, mul on kirjas. Ma tahaks punktikas. Sa juhid praegu. Ma tahaks veel. Kas sa oled punktidest sõltuvuses? Kas sa tahad punktid üksikuse saarel kaasa võtta? Ei. Ma ei ole 10 minutit punkti saanud. Issa ma ka ei tea. Et mingid inimeste jalad ei arene veel. Kõigil on lestad. Nagu meri neitsid. Ma ei tea, see on nii raske küsimus. Beluga-vaalasid peeti vanasti merineitideks kogemata. Ja siis neil on samasugused põlved kui inimestel. Jaa, ma olen midagi näinud, siis ujuvad, et täpselt siuke tunne, kui olekski see saba oleks seljas lihtsalt. Jaa. Nii, aga... Ja siis sellepärast, kes oligi vist... Kas oli Christopher Columbus vist kirjutas, et nägin merineitsid palju mehelikumad, kui arvasin. Või tema review sellest. Okei, mida võiks välja? Mida ta võiks öelda? Mida ta võiks öelda, tõesti? Mida muuta? Mida muuta? Või on sul kohe öelda midagi? Mis sa arvad, mis? Või sa jäädki selle jalgade juurde, et jalad ei arene? Ei, ma mõtlen veel. See kõlas nagu vastus küll. Naeris liiga kõvasti. Kas inimestel võiks olla sellised jalaköndid? Jalga pole üldse. Nagu ainult siia puusani. Samas ma näin seal hüüpi, kes liigub ainult nagu käte pääst, tal ei ole. Ma arvan, et Grete... Ma vaatan, sa tõstsid käe korra, nagu ta koolide nüüd vastab. Muudaks seda, et toit ei teeks paksuks. That's the dream though. See on päris hea. Kas ma võin enda vastuseks? Ma tean, et ma ei ole siin praegu selles. Kas ma võin enda vastuseks selle? Ma tahaks, et ma oleks nii hea vastus andnud, aga see arvatavasti ei olnud, ma ei mõelnud okay, kui sa seda ei öelnud, siis... Ja sa ei tea ise, see kõige parem. Siis sa ütleksid, et ei, sa ütleksid ainult seda. Sa ei saaks midagi muud öelda. Okei, toit annab väärtud, aga jah, et me kilo paksuks ei tee. Okay. Ma siis jään enda jalgade vastuse juurde. Kui juba siuke low effort asi käib, siis... Ja nüüd ei taha järsku enam võita. Juhi ees. Ei ole veel kaotanud. No. Kui sa õigesti vastaksid selle, siis võib-olla ei kaotaks. Aga me panime vastused lukku. Aha. Adri vastas, selja sirgena hoidmine peaks olema kergem.
miks ma pean kogu aeg vaeva nägema, et mu selg sirge oleks? Miks ma samal ajal, kui ma vastasin sellele küsimusele, ma istusin stuudios arvuti taga mingi niimoodi ja ma olin lihtsalt mingi, mida võiks muuta? Ja nüüd sul tuli palju parem vastus endal kohe ka. See toiduva teema. No jaa, aga selg oleks nagu number 1. Okei. Pahkusi toit. Võin paks olla, aga selg on sirge. Sa ei tea enam, kus selg ongi. Aga X-ray teed vaadad nagu pulk. Nii, ja kohe vaatame. Ja Grete vastas mulle, et me saaks jätkuvalt vee all hingata ja kannataks vee all rõhku. Tahaks teada, mis ookeanis on. Ja siis ta see lisaväike info. Ma ise ei läheks. Ma saadaks kellegi. Ma pigem snorgeldaks. Mulle meeldib, mul on supervõime. Ma ei pea, aga ma ei tahan seda toru endale suhu. Jaa, see on nii hirmus, nagu et tead üldse, mis selle ookeani kuskil allpõhjas elavad. Kas sa snorgeldaks ikka toruga? Kui sa saad vee all hingata ja rõhkud, kas ikka toru suus või mitte? Ilma toruta. Ma olen nii palju unesein, kuidas ma saan vee all hingata. Iga kord on niimoodi, et ma nagu ujun kuskile mingi asja põhja poole. Liigiselt ärkad. Ma ujun mingi asja põhja poole ja siis ma ei jõua enam hoida hinge kinni. Ja siis teen selle esimese hinge tõmbale nagu. Ja siis ujun edasi, et hing on aga alati hästi raskelt. Võib-olla ma lämbun oma ila kätte samal ajal päriselus, ma ei tea. Ja sul on jah uneapne ja lihtsalt ei hingagi. Ülireaalsed unenäod. Ja ma ärkan ülesse ka, ei olegi, nagu täiesti valge olen, verd ei olegi nagu kuskil. Hapnikku pole. Okei, ja meil on siis hetkel siis seis ikka veel 2 punkti ja 1,5 punkti ja meil on viimane küsimus. Sa oled keskaja õukonna narr. No sa tahtsid keskajal olla. Keskaja õukonna narr. Kuidas sa kuninga meelt lahutaks? Narrina, õukonna narrina. Kuidas sa? Mis on? Adri laulaks. Kuidas ma tahan, ma arvan, et sa teeks mingit muusikat, mängiks klaverit või midagi. Või loeks luuletusi. Kõigepealt ehitaks klaveri ja siis mängiks klaveri. Ei, ta loeks luuletusi ja siis loeksid luuletusi. Loeksid pikemaid luuletusi. Ja vahepeal lühemaid luuletusi. Kas ei teab peast mõnda luuletust üldse kohe või? Ma arvan küll. See enesekindel vastus. Ma arvan, et ma tean mõnda. Ma pean ju teadma mõnda. Kui kauaks ka tõmmega sinu maa, kes kuskil on valgust loita. Juhan Liiv. Läheb edasi ka, aga mul on natuke halb tunne, et see on nii vait. Me kuulasime, kui sa seda... Ei taha rohkem, mul ei meeli see mäng. Ma mõtlen, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Ja siis see läheb, see on see... Mul ei rohkem ma ei hakka kohe viide tegema, aga nüüd läks ka veidraks. Mina olen pisi-pisi, ära minult salli. Mingis. See mu emal on mingi üks jõululuuletus, mis ta on nagu mingi aastaid. Ja kuidas sellest ajast saadik, kui ta oli väike. Ja see on nagu ülipikk luuletus. Mingi küll on kuri meie muri, võõrid tupeda ei lase. Esikus ukse kõrval on ta... Fucking kuula, ära sega vahel. Ma olen tupeda ei lase. Nüüd kuulad või? Ma olen igaks juhuks rääginud. Sa vaatasid mulle otsa, nagu ma peaksin aitama praegu. Nõustu. Jaa. Millega sa nõustusid praegu? Tead, ma olen õppinud elus teatud asju. Kui üks naisterahvas ütleb sulle nõustu minuga ja ta on küünistus läheduses minu... Ma olen kõigega nõus. Ma pole sind kunagi küünistad. Ja vaata, sellepärast ta ei küünista mind, et ma tean, mida õigel ajal öelda ja ma nõustun. Millest tänase rünnaku küüntikon? No väga ilusa küüne. Nüüd on küüne, nüüd ei ole küünised. Ma ütlesin küüne. Okei, mul on tunne, et ma ikkagi saan midagi siin. Miks ma enda keldris lõpetan? Kõige hullem on see, et järgmine podcast vaatad, tal on üli ära aetud. Nagu sul samasugused. Ja kõik lühemad.
Ülisoolum terve aja niimoodi peidus. Mis küsimus oli? Kes seda enam mäletab, aga sa oled keskaja hõugonna narr, kuidas ta siis Grete loeb luuletusi. Ja sina ütlesid, et laulab. Ma võin öelda, et Grete vastus, teeme niipidi, siis on põnevam. Grete tantsiks hip-hoppi. Oli ka minu reaktsioon, kui ma seda lugesin. See pead olema narr, sest minu arust rääkisid sellest, kuidas Killo läks hip-hopi trenni ja see on minu arust nagu kõige funnim asi üldse, kui nagu siuke kleenuke white girl ütleb hip-hopi. Ja ma arvan, et see oleks üli naljakas, sest et ma olen narr. Kui ta ütlete selle mütsikas asjaga. Jaa, täpselt. That was the whole point, et see oleks eriti naljakas. Tantsiks hip-hopi, vaata mis see, meil oli see mingi teeks midagi, mul ei ole meile siis me ütlesime, aga see kõlab samamoodi. Okei, tantsiks hip-hopi, huvitav. Kes sõna ma ei näinud tulemas. Aga samas vaata, kui efektiivne, me juba naersime. Kuningar ütleb ka ja no mis on sinu oskus? Tuleb välja, et sa oled tänapäeva narmi. Ta on seal nagu, mis see? Moodne narr. Ma enne ka, et Oleks see põleva kohe. just don't understand, see alles tuleb. Ja te olete, ma on oma ajast ees. Jee mees, kas sa kuuled? Sa oled nagu... ja ei, tõmmake ta 4 ja viige erinevatesse riigipooltesse, see on nakkav. Ta tõsta püksid tagasi üles. Ja üldse, miks naine pükse kannab? Kas sa praegu kuskil sünnitamas ei peaks olema, mis toimub? Keskaja teemas. Kõik naised ainult sünnitasid. No see oli keskajal ainuke asi, milleks ju see misogüüni oli nii tugeval tasandil. Mis sa oled naised koristada ei osanud? Nad tegid seda rasedana. Sünnituse ajal. Yeah. Sul ei olnud aega. Titt ühes käes, üks kõhus ja üks hari kuskil mujal. See kõlas... Käes, ma mõtlesin. Üks hari kuskil mujal. Auk sügavamaks kogu aeg. Ja ma mõtlen see, mis ma kaevan endale praegu. Ei, sa nagu, sa pühid käega siis perses teisega. Ei, seda ka kõik puhtaks. Persega saab palju asju ära teha. Kaasa arvatud põrandad pühkida. Olen... Kui sul see harjavars seal perses on. See on mul põhimõtteliselt 3. käe eest. Ma olen näinud teda koristamas, kus sul Jaha. Ta ei valeta. Ei mäleta, aga see on ju siis jah. Nii, ja Adri vastus keskenarina, ta ütleks close-up magic illusioonid. Aga kusjuures... Kas sa nagu äkki oskad ka teha mingi ma tahtsin just küsida, et sa pead nüüd demonstreerima. Kusjuures kogu selle asja point ei see, et saaks pöidla trikki. Mida ma ei oska praegu teha? Pöidlatrikki, mis on pöidlatrikk? Oota. See, et sa otsustad pärast. Sul on pöial? Ei ole. Niimoodi vist. Tead, mis trikk on parem või? Ma ei tea, see norra. Ja see oli ka üks endast, vaata. Parastan su nina ära, näe minu. See on praegu see. Ja siis see oleks teine trikk. Ma pigem teeksin kaenal Peeru heli juba, see on sanu. Ei, siis nad arvad, et sa oled ajarendar. Aga see on nagu solid. Või siis see, mis see on see, et kui vaatame käe, siis vaata siia, vaata. Siis on... Mäletad seda trikki või? Kui sa panid... Ei, oota, see on see sama. Kuskil oli koolis oli niimoodi, et sa panid kellegi... panite käed niimoodi kokku ja siis vaatasid sisse, see oli vitt. See oleks ka üks asjadest. See oli see juustõlõhtu tundnud, jah. Sa teed seda juustõlõhtu. Kõik siuksed asjad, aga mul oleks vaja abilist, kellega siis vitul trikki teha. Okei. Kellel meist poleks, aga... Ülisega kaugusesse vaatab. Aga teate, mis see tähendab, jah? See tähendab, et lõpuskoorid 2 punktiga 10. Suurepärane massiivne sõpruse skoor. Parem kui 1,5. Jah, 2 punkti Adrile, 1,5 Gretele ja tõesti, kuidas sa
tahaksid, tõeline võitja siin oli ikkagi sõprus. ei. Kallid vaatajad ja kuulajad, sõprus võitis. On teil üksteisele midagi? ma ei ole kindel, et peale seda meil siin on üldse sõprust. Või kas on üldse olnud kunagi? Kes teab? Ei, sa vastasid selle ainsa, mis tema käskis ära. Selle võileiva oma. Muidu see oleks temale surnud. Muidu oleks surnud, jah. Ja tema põhimõtteliselt vastas ära selle... Sa punkti üldse said? Kohe ütlen. Ma ei mäleta. See oli kolmas küsimus, ei olnud kolmas küsimus, sorry. Kolmanda vastasid sina õigesti, 4. ja 5. siis eks... et sa tahad mind kummitama. Ja. ja sina vastasid selle kenasti ära, et kui oleks üks seadus, siis on see, et sokid jalas on ja seda sa arvasid ka. Kuigi tegelikult ütlesid avalikus kohas, et palli jalu olla, mis ei ole tegelikult sama. See ei ole sama. See on piisav. See ei ole sama. Oh my god, mis on viga, isegi kui sa võidad, siis sa ja ikka see 0,5 ja see 0,5, see tuleb sult ära võtta, aga temale peaks 1,5 Austrit eest kindlalt andma. Kusjuures jaa. Tee seda. Ma nagu teaksin. Nii, aga need olid minu küsimused. See oli teil ulutajad, aitäh. Jälle esimene, viimane episood, rohkem ei tule. Oli iga kord viimane episood. Jah, kui teil endal oli midagi, mis te tahtsite rääkida, me oleme teinud nüüd tund 15 on umbes olnud. Vahepeal tuleb ära kattida ja kõik. Palju ei ole kattida sealt. Ma mõtlesin koos kattidega tund 15. Ka enda tahaks vetsus käia. Aga siis tõmbame kokku ära või? Ma arvan, et tõmbame kokku ära. Oli tore, aitäh. Võib-olla oli. Aga tõesti, suur aitäh, Karl, et sa jälle tegid meile siukse toreda mängu. Aitäh, et... I wish, et me oleksime paremad selles mängus mõlemad. Aitäh, et tulite minu teil ulutajate podcasti. Mina olin nagu ikka Karl-Lari Varma. Minuga siin stuudios nagu ikka Grete ja Adri. Ja see oli teil ulutajad Telulu. Telulu.